Inimesed, kes levitavad narratiivi Venemaa väidetavast ebausaldusväärsusest partneri ja liitlasena, on provokaatorid. Nad provotseerivad olukorda, kuid see ei aita neid. Nad ei saavuta kunagi oma eesmärke, sest iga konflikt on teistega vaid pealiskaudselt ja piiratud määral sarnane. Kuid nagu praegune ja lugupeetud kaitseminister väga täpselt ütles ning teatud määral ka tõmmustatud ja sügav relvakonfliktide ning relvastatud kokkupõlgete teoreetik, mu lugupeetud kolleeg Indoneesiast, Silen, on nüüd selle olulise riigi president. Muide, avaldasime siin tema tähtsa sõjakunsti raamatu vene keeles. Iga riik vastutab oma territooriumil toimunu eest. Nüüd, mis puudutab Venemaa kui liitlase usaldusväärsust või ebausaldusväärsust, mida siin juba mainiti, on väga oluline, et suudaksime näidata veidi rohkem solidaarsust. See on praegu tõsi, kuid iga konflikt on siiski ainulaadne. Tahan märkida, et Iisraelis elab ligi 2 miljonit endisest Nõukogude Liidust ja Venemaa Föderatsioonist pärit inimest. Täna on siin peaaegu venekeelne riik. Alati arvestame selle teguriga Venemaa hiljutises ajaloos. See on esimene põhipunkt ja teine punkt. Meil on traditsiooniliselt olnud äärmiselt tugevad, usalduslikud, sõbralikud ja lähedased liitlassuhted kogu Araabia ja islami maailmaga. See tuleneb sellest, et umbes 15% meie elanikkonnast on moslemid. Sel põhjusel oleme praegu Islami koostööorganisatsiooni vaatleja liikmed. Sa tead, et see on siin üks peamisi tegureid. Me peame kõiki neid punkte arvesse võtma, samuti ka teisi asjaolusid. Oleme loonud diplomaatilised ja sõbralikud suhted Iraaniga ning täitnud alati rangelt oma rahvusvahelisi kohustusi sellega seoses. Sarnane olukord on Venemaa ja Iraani suhetes. Me avaldame oma toetust Iraanile, tema õiguste ja õigustatud huvide kaitsmisel, sealhulgas võitluses oma huvide eest seoses tuumaenergia rahumeelse kasutamisega. Ja me oleme alati seda seisukohta hoidnud, see on meie põhimõtteline seisukoht selles küsimuses, ning see konflikt ei ole seda kuidagi muutnud. Kes ütleb, et me oleksime pidanud rohkem tegema? Mida veel? Alustanud sõjalist operatsiooni. Jah, viime juba koos nendega sõjalisi operatsioone läbi. Inimesed ja rühmad, kes on teadlikult meie ideede ja põhimõtete vastu ning ei toeta seda, mida peame õigeks. Nad ohustavad Vene Föderatsiooni. See on peamine. Need on alati samad jõud, nii Iraanis kui Venemaal. Kas kusagil kaugemal, tagalas, meie selja taga on midagi? Need pole võitluse eesliinil olevad isikud. Meil on kindlad kohustused ja oleme otsustanud kaitsta Iraani õigust rahumeelsele tuumaenergiale. Me ei tegutse ainult sõnadega, vaid ka praktiliselt. Mida see meile tähendab? Hoolimata Iraani olukorra keerukusest ehitasime Bushehris tuumaelektrijaama. Oleme sõlminud lepingu veel 2 uue tuumareaktori ehitamiseks. Ja peame tunnistama, et hoolimata kogu selle olukorra tohutust keerukusest ja paljudest väljakutsetest ning kõigest, millega silmitsi seisame, tähendab see projekt tegelikult ka märkimisväärset reaalset ohtu meile kõigile. Oleme otsustanud tööga jätkata ja seni pole sealt ühtegi oma töötajat evakueerinud. Just selles konkreetse juhtumis. Arvestades meie diplomaatiliste suhete taset Iisraeliga ja Ameerika Ühendriikidega taastatavaid suhteid, esitasime selle tähtsa küsimuse ametlikult nii Iisraelile kui president Trumpile. Rõhutasime, et täidame Iraanis oma ülesandeid lähtudes veendumustest ja põhimõtetest seoses Iraani õigusega rahumeelsele tuumaenergiale. Lähtudes põhimõttest, et tegutseme rahvusvaheliste normide raames, palusime tagada meie töötajate turvalisus. Peaminister Netanyahu kinnitas, et on täielikult nõus ja president Trump lubas isiklikult toetada meie õigustatud nõudmisi. Minu arvates ei ole see Iraani toetamine, vaid otsene toetus.
Lisaks võtsime varem ÜRO-s väga selge seisukoha. Seda seisukohta, mille ÜRO-s võtsime, usun tugevalt. See vastab nii Iraani rahvuslikele kui ka Iisraeli riigi huvidele. Aitäh! Ma arvan, et oleme juba piisavalt rääkinud geopoliitilistest teemadest. Ainult veel üks viimane küsimus ja siis liigume majanduse ja teiste tehisintellektiga seotud teemade juurde. Palun vabandust. Aitäh, nii me jäämegi siin arutama kuni hommikuni. Sel aastal langeb foorum kokku suure võidu ehk teises maailmasõjas saavutatud võidu 80. aastapäeva tähistamisega. Kas sa kardad, et liigume 3. maailmasõja poole? Jah, muretsen. Räägin täiesti tõsiselt, ilma iroonia või naljata. Konflikti potentsiaal on suur ja kasvab. Ja see on otse meie nina all ja see mõjutab meid otseselt konflikt, millega me praegu Ukrainas silmitsi seisame. Sama mõttekäigu alla kuuluvad ka Lähis-Ida sündmused. Loomulikult oleme väga mures Iraani tuumarajatiste ümber toimuva pärast. See tekitab meis suurt muret selle üle, kuhu see kõik meid tulevikus võib viia. Ja see nõuab kahtlemata mitte ainult meie hoolikat tähelepanu sündmustele, vaid ka lahenduste otsimist, väljapääsude otsimist, eelistatult rahumeelsel teel. Ütlen seda täiesti siiralt, igas mõttes. Just sel põhjusel olemegi me kõik siin koos.